President Trump on Iraani kõneluste osas optimistlik, öeldes, et läbirääkijad on teinud vähemalt ühes olulises punktis edusamme. Esiteks ei tohi neil olla tuumarelva. Kui küsiti, millised on 10 tähtsaimat, ütlesin, et number 1, 2 ja 3. Neil ei tohi olla tuumarelva ja neil ei hakka seda olema. Ja me räägime sellest ning ma ei taha ette rutata, aga nad nõustusid, et neil ei saa kunagi olema tuumarelva. Nad võtsid selle vastu. Kõik alates teisipäevast. Kolmapäeval on Peeter Duce Valge Maja põhjaosa murul. Tere hommikust, Peeter! Bill hommikust! Oleme nüüd väga lähedal Epic Fury lõpule, mille eesmärk oli takistada Iraani tuumapommi saamist. Nüüd pakuvad ametivõimud välja 15-punktilise rahuplaani sõja lõpetamiseks. Kindlasti. See oli väga suur kingitus, tohutu rahasumma väärtuses. Ja ma ei ütle, mis see oli, aga see oli märkimisväärne auhind. See polnud seotud tuumaenergiaga, vaid nafta ja gaasiga ning oli väga hea tegu nende poolt. See näitas mulle, et tegeleme õigete inimestega. Probleemiks on, et kõik konfliktid Iraanis tekitanud revolutsioonilisel kaardiväel on pressiesindaja, kes räägib läbirääkimistest. Teie sisemised konfliktid on jõudnud sinnamaani, et te peate omavahel läbi rääkima. Meie sõna on olnud sama algusest peale ja jääb ka edaspidi samaks. Keegi meist ei tee teiega kokkulepet. Trump vihjab, et vana kaardivägi on väljas. Me tapsime nende juhid. Kui nad valisid uusi nimesid, me tapsime kõik. Nüüd on meil uus grupp ja saame seda lihtsalt uuesti teha, aga vaatame, kuidas neil läheb. Meil on tõesti režiimi muutus. See on režiimi muutus, sest juhid on kõik väga erinevad neist, kellega alustasime ja kes tekitasid kõik need probleemid. Trump on endiselt pettunud NATO liitlaste vähese toetuse pärast sõjale, kuid ütleb, et USA liitlased Pärsia lahes on käitunud väga hästi. Bill muusika. Väga hästi, Peeter. Aitäh, Peeter Duce, alustades päeva Valges Majas. Täna kutsume Brian Hooki, endise Semoaiva erisaadiku Iraani küsimustes. Need oleksid Ameerika Ühendriikide ja Iraani nõudmised Semoaiva kaudu. Nad nõuavad tuumarajatiste lõpetamist, nullrikastamist ja raketipiiranguid. Nad nõuavad turvalist läbipääsu Hormuzi väinas ja Iraani toetuse lõpetamist piirkonna käsidasrühmitustele. Iraan nõuab sõjakompensatsiooni ja uut maksesüsteemi Hormuzi väinale. Aga sa kuulsid just Peeter Duce ütlemas, et vähemalt riiklik meedia väidab maailmale, et Iraan ei pea ühtegi neist aruteludest. Sinu kogemuse põhjal, kus sa arvad, et see seisab? Täna minu meelest elame praegu põneval ajal, mis on paljudel Ameerika presidentidel käest läinud. President Trump on viinud Iraani surve alla ja meiega kokkulepet otsima, nagu iga president on soovinud. Ja ajalooliselt, kui vaadata president Obamat või president Bideni, oli olukord vastupidine. Meie olime need, kes olid Iraani tuumašantaaži tõttu surve all. Me andsime survele järele ja jooksime hiljem mööda Euroopat Iraani järel, püüdes saavutada kokkulepet, milleks sai Iraani tuumalepe, millest president Trump õigesti välja astus. Nüüd tunneb Iraani režiim survet ja otsib väljapääsu. See on oluline hetk ja märk edasi minekust. Ma panen tahvlile, et kõik näeksid neid juhte, kes on tapetud, kuid on ka mõned, kellega president võib-olla saab koostööd teha ja vestelda. Ma ei tea, kas sa tunned seda parlamendi presidenti Kalibat, kui ma hääldan õigesti. Kas sa arvad, et Ameerika Ühendriigid või mõni meie liitlastest Pärsia lahe piirkonnas, kes tahavad, et me jätkaksime ja tagaksime vähemalt need nõudmised, mida president Trump tuumarelvade osas esitab, selle mehega saab läbi rääkida, eks ole, parlamendi presidendiga? Ma arvan, et see on julgustav märk, et parlamendi president nüüd sõna võtab. Tundub, et tema on see inimene, kes võib olla teisel pool lauda. Ja see on hea areng, sest kui sa suhtled Iraani režiimiga, siis sa ei suhtle tavalise riigiga. Kui istud välisministri vastas, on see tihti vaid teater ja suitsukate. Aga see Iraani parlamendi esimees on endine revolutsioonilise kaardiväe juht ja ta on süsteemis tähtis tegelane. Steve Witkoff ja Jared Kushner rääkisid iraanlastega Omaanis ja Genfis.
ma arvan, et need vestlused olid tulemuslikud, aga lõpuks pani Iraan ise endale kaikaid kodaratesse. Nad kauplesid liiga palju ega võtnud meie nõudmisi tõsiselt. Aga nüüd arvan, et oleme jõudnud hetke pärast peaaegu 6 aega kestnud sõda, kus võib-olla on meil lõpuks õiged inimesed laua taga. Dana, nagu sa näitasid, see on õige nõudmiste komplekt tuumarelvade, rakettide ja proksirühmituste kohta. See tuleb lõplikult lahendada. Brian, saabus uus helisalvestis endiselt välisministrilt Tony Blinkenilt. See oli eile õhtul Harvardi ülikoolis, ma pole seda veel kuulanud. Ta ilmselt kahetseb tehtud või tegemata jäetud. Kuula ja ütle oma arvamus. Kuula Bideni valitsuse endist välisministrit. Sa jätkasid Viitamist. kokkuleppele? Peking. Yeah. Tugevam, just nii. Ja sa pole kunagi sinna jõudnud, jah, selle kõigega, mis maailmas toimub. Kas sa kahetsed seda? Jah, see on tõsi, oleksin tahtnud sinna jõuda. Töötasime palju selle nimel, et saada pikem ja tugevam kokkuleppe ning mitmel korral pingutasime selle nimel. Iraanlased taandusid vahepeal, siis jälle lähenesid ja meil olid ka omad piirangud. Pean tunnistama, et vahel segab poliitika. Vahevalimised ei peaks mõjutama, kuid sageli siiski mõjutavad. Brian, kuulsime nüüd esimest korda Blinkenit. Mis on su esmareaktsioon? No probleem kogu selle diplomaatia joonega, mida ta järgis, oli see, et tal polnud mõjuvõimu ja Iraani režiim ei kartnud president Bidenit. Nad lihtsalt ei võtnud teda tõsiselt, seega tema läbirääkijatel polnud tegelikult eriti palju võimu. Nüüd on olukord vastupidine. President Trumpi läbirääkijatel on mõju, neil on jõudu ja tead, läbirääkimiste laua taga pole jõuvahekord tasakaalus. See on kallutatud Ameerika Ühendriikide kasuks. See jäi administratsioonil märkamata. Samal ajal ajas Bideni valitsus pidevalt iraanlastega kokkulepet taga. Nad püüdsid meeleheitlikult Iraani tuumaleppesse naasta. Ja nüüd ma arvan, et Ameerika Ühendriigid on palju paremas positsioonis ning president kasutas survet ja diplomaatiat väga hästi. Brian Uhkes liitus meiega Miamis, suur aitäh!